Eks siin eelkõnelejad olid värvikad, sisukad ja loomulikult igal erakonnal on ja poliitikul on ka oma arusaam, kuhu peaks Eesti liikuma, millisel viisil, milliste sammudega ja mis peaksid olema tegelikult prioriteediks. Ja see eelarve, mida esitas meil siis praegune koalitsioon, on tegelikult eelarve, mis teenib jõukamaid inimesi. Ja see on fakt. Oleme faktipõhised, nii nagu ka lugupeetud hea kolleeg Õnne Pillak praegu ütles. Fakt on ju see, et nendest maksumuudatustest, mis jätavad väidetavad majandusse 780 miljonit, võidavad eelkõige rikkamad, mitte vaesemad. Ja see on fakt. Fakt on ju ka see, et te tulite meie juurde sellise jutuga, et me ei tõsta teile järgmine aasta 2% tulumaksu. Olge õnnelikud. See on ju võidetud raha. No kuulge, aga kuidas sellest aru saada? 2% tulumaksu kingime teile. Nüüd, mis puudutab maksuküüru ja selle kaotamist. Andke andeks, aga minu arust valitsus on mitte nii, nagu Martin ütles, et tegemist on tsirkusega. Mina tean, et Tallinnas on tsirkus, Ossinovski tsirkus. Aga see valitsus on lihtsalt pime ja kurt. Klapid peas ja silmad ees. Ja miks pärast ma nii ütlen? Sellepärast, et see eelarve, mis meil on esitatud, see ei ole ühiskonna ootus, see ei ole ühiskonna tellimus. Ühiskonna ootus ja tellimus oli tegelikult langetada tarbimismaksud. Eelkõige toiduainetel. Selle kohta on olemas ka lausa petitsioon, kus on alla kirjutatud peaaegu 100 000 inimest. Ja sinna petitsioonile oleks kirjutanud ka veelgi rohkem inimesi, kui nad oleks teadnud, et see petitsioon on kuskil üleval. Sellepärast ma olen inimestega suhtlenud hästi palju. Ja kõik on tagantjärgi küsinud, huvitav, et aga kus see petitsioon on, ma oleks hea meelega sinna alla kirjutanud. Ja ma saan aru, miks nad seda tahavad teha. See on ju toimetuleku küsimus. See on baasvajadused. Inimene rohkem läheb poodi ja ta ei jõua endale toitu osta. Ja see on fakt. Ja millel see fakt põhineb? Fakt põhineb ju sellel, mis on meil statistika välja toodud, mis on kaubanduskeskustest statistika, toidupoodide statistika, kus on selgelt välja toodud, et tarbimise mahud toidul on vähenenud. See tähendab seda, et inimene vähem sööb, inimene vähem tarbib. Loomulikult see väljendub ka toidulaua kvaliteedis, toite väärtuses. Ja lõpuks on loomulikult see inimeste tervis kogu selle kalli toidu hinna taga. Sellest ei ole siin juttugi. See on tõesti see ühiskonna ootus, lootus, mis oleks pidanud realiseerima, aga seda siin samas eelarves ei ole. Ja siis räägitakse meil muinasjuttu, kuidas jääb tarbimisse rohkem raha, seos sellega, et me ju ei tõstnud teile 2% tulumaksu, mis oli planeeritud järgmiseks aastaks. Maksuküüru kaotasime ära, see oli ju hirmsasti vajalik. Mis siis, et see oli ainult Reformierakonna lubadus, mida tegelikult see oli vist ainuke lubadus, mida ka praegu täidetakse ära, aga see ei tule kasuks inimestele. Ja selle maksumus on 500 miljardit. See ei ole ühiskonna tellimus. Ja kui me vaatame teie usaldust, no siis usaldust ju ühiskonnas teie vastu ei ole. Aga suurem hulk ühiskonnast ütleb selgelt, et meie eesmärk ja nende vajadused on hoopis kuskil mujal. Toidu peab tegema odavamaks, aga sellega te tegeleda ei taha. Ja siis selles valguses, kus te olete aastaid, 2 aasta jooksul tõstnud väga palju erinevaid makse, kus te olete tõstnud väga erinevaid aktsiise, kus te olete tõstnud väga erinevaid teenuseid, ka meditsiiniteenuseid, kus te olete väga suures summas tegelikult inimestelt raha ära võtnud. Ja siis ütlete, et me anname teile natuke tagasi ka. Ja see tulumaks, mis oli planeeritud, tõstmine tulumaks planeerime järgmiseks aastaks, me seda ka ei tee, olge õnnelikud.
Ehk see natukene meenutab aastat 2022, kui pandi kokku 2023. aasta eelarve, kus lubati ka natukene vasakule, natukene paremale, tõsteti isegi lastetoetusi. Eks see võib ka natukene seda eelarvet nimetada valimiste eelseks eelarveks. Aga mis tegelikult juhtus 2023. aastal, me ju nägime. Kõik need lubadused, mis planeeriti 2022. aastal, need läksid maksma ja tõsteti jälle makse. Lastetoetust üldse langetati. Inimesed said jälle petta. Ja ka selle eelarvega, kui räägitakse sellest suurest puudujäägist, defitsiidist, siis ka Jürgen Ligi ütles, et jah, et me võtame selle suure defitsiidi sisse ja selle välja tulek sellest olukorrast on kindlasti keeruline. See on tema sõnad. Ja mis see tähendab tuleviks? Need sõnu tuleb meelde jätta ja tuletada meelde, ma arvan, 2-3 aasta pärast, kui mitte varem. Kuidas me näeme selgelt veel, et nende Jürgen Ligi sõnade taga olid tegelikult uued maksutõusud, mis on juba praegu planeeritud, mida ei ole praegu välja öeldud, aga nähakse, et mõne aja pärast see on jälle laual. Ja ärge laske petta ennast sellega, et nüüd valitsus on tulnud välja loosungiga, et me teeme teile elu paremaks ja me ei tõsta teile tulumaksu järgmine aasta, mis oli planeeritud. Ja kindlasti te saate ju ka oma rahakotil tunda, et selle maksuküüru kaotamine teenindab rikkamaid inimesi kui vaesemad. Ja nii nagu siin ka näited toodi, minust Martini poolt, need inimesed, kes saavad praegu 1200 eurot kuus, siis nende jaoks tegelikult ei muutu miski. Rääkimata nendest inimestest, kellel on väiksem tulu. Ja loomulikult võidavad rikkamad ja kaasa arvatud ka ministrid, Riigikogu liikmed. Aga meil sellist ootust ei ole. Sellepärast, et eelkõige peame hoolitsema selle eest, et kogu ühiskond saaks eelarvest kasu, kogu ühiskond saaks majandusse panustada ja loomulikult me räägime inimeste üleüldisest toimetulekust, selle parandamisest ja mis üldse on jäänud käsitlemata kogu selles eelarves ja ka RES-is ja ka eelarvestrateegias, on üleüldine väga suure probleemi lahendamine, demograafilise probleemi lahendamine. Me oleme demograafilises kriisis ja sellest ei ole mitte sõnagi. Kuidas edasi? Aitäh! Aitäh!